Tänane asjade interneti teema on siis tööriistad ja arendusvahendid. Ja vaatame mõningaid tööriistu, mida te võib-olla olete juba kasutanud või siis mida te kohe peaksite praktikumide tundides kasutama hakkama. Tööriistad iseenesest, mis asjade internetis on kasutusel, on siis mõeldud kas siis arenduseks, süsteemi testimiseks või ka siis mingil muul põhjusel käsitsi sõnumite sisestamiseks ja kontrollimiseks, kas süsteem ikka töötab. Ja loomulikult ka kasutajaliidese ehitamiseks, mis on siis siin eelkõige mõeldud kasutajaliidest kas siis arvutis, mobiilis või mõnes muus seadmes, mis on mõeldud siis inimese ja süsteemi omavaheliseks suhtluseks. Nii andmete kuvamiseks kui ka võib-olla parameetrite sisestamiseks ja seadistamiseks. Nii et vaatamegi, millised tööriistad meil siin kasutusel on ja siis praktikumites saate neid ise kohe proovida. Kõigepealt väike ülevaade tööriistadest, mis on kasulikud just süsteemi arendamise ajal, et kontrollida, millised sõnumid süsteemis liiguvad ja vajadusel siis ise testsõnumeid lihtsasti saata. Et kui on ehitatud üles IoT-süsteem, kus peamised osad on siis nii-öelda node'id või siis seadmed, mis omavahel suhtlevad, siis vahepeal on hea simuleerida kas mõnda seadet või lihtsalt siis testsõnumeid saata ja vaadata, nii-öelda võrku pealt kuulata, et kas kõik sõnumid, mis seal liiguvad, on täpselt nii, nagu te olete projekteerinud ja planeerinud. Ja selleks on olemas tegelikult päris palju MQTT väikseid programme, vahendeid, need võivad olla nii iseseisvad arvutiprogrammid kui ka näiteks laiendused tuntud brauseritele, on ta siis Chrome või Firefox. Et valik on päris lai ja lihtsalt siin siis infoks paar võimalikku varianti, mida te võite kasutada. Et esimene, mis siin nüüd näidatud on MQTT Box. Kõik need ülesehitused programmidel on sarnased, ehk siis kõigepealt tuleb luua ühendus serveriga, ilma MQTT brokeri ühenduseta neid väga kasutada ei saa ja kõik need võrgu parameetrid on tegelikult teil teada, nii et tuleb siis ühendada kõigepealt serveriga see nii-öelda kliendi programm. Ja tähtis on see, et siis ühendus oleks püsti, siin on näidatud näiteks Taltechi serveriga ühendus ja et teate siis õigeid paroole, serveri aadressi ja samuti pordi numbrit. Et need tuleks eelnevalt siis endale selgeks teha. Ja kasutajaliidis ise ongi väga lihtne, on siis nii nagu meil MQTT eelmises loengus ka vaatasime, kahte eri tüüpi sõnumeid peamiselt. Ühed on siis sõnumi saatmine ehk siis publish ja teine on siis sõnumite monitoorimine või kuulamine, mida saab siis teha subscribe kasuga. Et kõigepealt siis sõnumite saatmine ehk siis publish ja see on samamoodi kaks olulist parameetrit, mis igal juhul tuleb täita. Üks on siis teema nimetus, nagu mäletate, teemad olid siis kaldkriipsudega eraldatud selline hierarhiline tekst või string, mis määrab siis ära, millisesse teemasse te oma sõnumi tahate saata. Ja teemad peaks teil praeguseks ajaks juba ka määratud olema, nii et teate siis, milline teema nimetus siia kirjutada. Ja payload on siis sisuliselt sõnumi sisu ja siia võite siis saata kas mingi testsõnumeid, on ta siis number, on ta tekst või mingisugune muu struktureeritud sõnum, suurt vahet ei ole, aga te saate siis saata erinevaid teateid süsteemi ja vastavale teemale siis. Ja kui on täidetud teema ja kui on täidetud sõnumi sisu, siis vajutades nupule publish, saadetakse see sõnum brokerile ära. Ja siis seadmed, mis seda kuulavad, peaksid siis vastavalt reageerima, kui te kontrollite sõnumi sisu ja sõnumi teemat. Ja teistmoodi siis sõnumite pealt kuulamine käib läbi subscribe teema, siin on veel lihtsam, siin piisab siis ainult teema nimetusest, mida te tahate kuulama hakata ja saategi selle teema endale tellida ning kui keegi sinna teemasse publitseerib, siis hakkavad need sõnumi sisud siin ekraanil ka näha olema. Aga enne seda siis tuleb määratleda teema nimetus
ja kui nüüd mäletate, siis siin oli võimalik kasutada ka erimärke, et saate mitmesse teemasse korraga tellimuse nii-öelda saata. Ja vajutad siis nupul subscribe, hakkavad siis ilmuma siia sõnumid, kui keegi sellesse teemasse mingid andmeid saadab ehk publitseerib. Seda publitseerimist võite ka ise vasakult poolt aknast jälle teha nii, et kui te olete kuhugi teemasse endale nii-öelda tellimuse saatnud, siis võite ka kohe proovida järgi samasse teemasse saata mingisuguse sõnumi ja vaadata siis, kas see ilmub ka ekraanile. Nii et struktuur on suhteliselt lihtne ja teine näide on siis MQTT Lens, mis on Chrome brauseri laiendus, on selles mõttes väga lihtne paigaldada, et ei ole vaja nii-öelda tavalist programmi installeerida ja töötab siis ükskõik millisel platvormil, kus siis Google Chrome toimib. Nii et see võib-olla isegi on parem ja lihtsam variant, kasutades siis MQTT Lensi. Ja samamoodi kõigepealt tuleb siis defineerida server, kuhu te ühendate ja serveriga siis, kui server on defineeritud läbi IP kasutajanimede ja pordi, siis tuleb ka serveriga ühendus luua. Ja kui serveriga ühendus loodud, siis muutub see roheliseks ja saab hakata samamoodi siis teemasid tellima või siis mingisuguse teemasse publitseerima. Nii et täpselt samad funktsioonid, natuke on teistmoodi kasutajaliides üles ehitatud, aga jällegi, kui tahate teemat tellida, subscribe, teema nimetus ja vajutate subscribe nupule ning siin on näha ka, et on tellitud endale nii-öelda kõik teemad, ehk siis trellid, kui mäletate, oli siis selline universaalne tellimus, kus te näete absoluutselt kõiki sõnumeid ja siin on siis näha, et millised teemad ja millised sisud on siia saadetud. Ja publitseerimiseks siis järgmine rida siin, kus on siis kaks peamist või kaks olulist parameetrit, üks on siis jällegi teema ise, kuhu te saadate ja sõnum. Nii et saatmisel peab ka olema alati mingi sõnum, et tühja teemat ei saa saata ilma sõnumita, küll aga saate tellida loomulikult, et tellimisel teil sõnumi sisu, kui sellist ei ole. Nii et väga lihtsad programmid, aga väga kasulikud just süsteemi arendamise ajal, et näha, kuidas süsteem toimib, ilma et te peaksite kõiki publitseerimisi ja tellimisi tegema läbi seadme, kus nende nii-öelda monitoorimine on oluliselt keerulisem. Ja kui süsteem ka töötab teil ilusti, siis alati on võib-olla, või tihti tahaks vaadata, et kas millised sõnumid seal süsteemis liiguvad, siis võite samamoodi kasutada siis seda MQTT Lensi näiteks, võtta ühendust sama serveriga, kuhu on need seadmed ühendatud ja tellida siis enda spetsiifiline teema ja lihtsalt istuda arvutaga ja vaadata, millised sõnumid siis süsteemis liiguvad ja selle läbi siis hinnata, kas süsteem käitub õieti. Nii et kasulikud tööriistad ja ma usun, et olete neid juba tegelikult rakendanud. Nüüd teine oluline arendusvahend, mida me siis sellel aastal kasutame süsteemi arhitektuuri sõnumite nii-öelda voogude ühendamiseks ja ka kasutajaliidese tegemiseks, mitte nüüd füüsilise kasutajaliidese, vaid just tarkvaralise kasutajaliidese tegemiseks on siis selline rakendus nagu Node-RED. Node-RED ise on siis avatud koodiga brauseripõhine visuaalne redaktor, millega on võimalik siis teha ühendada kokku erinevad IoT seadmed ja just ühendada kokku sõnumid, funktsioonid ja ka teiste süsteemidega, et võib-olla üks olulisem Node-RED-i kasutus ongi just erinevate süsteemide omavahel kokku ühendamine. Et kui me kasutame siin näiteks kas siis Arduino või ka ESP baasil loodud IoT nõude, siis nende genereeritud näiteks mõõdetud andmete ühendamine mingisuguse teise platvormiga või kasutajaliidesega, selleks on just siis Node-RED väga mugav vahend. Ja on väga palju nii-öelda pluginaid tehtud või ühendusfunktsioone, näiteks siis samas Arduino, väga populaarne mikrokontrolleri platvorm, aga ka tööstuskontrollerid nagu Siemensi või IoT platvormid, tööstus andmevahetus Modbus, pilveteenused, andmebaasi ühendused,
MQTT loomulikult, mida ka meie kasutame, ja Raspberry spetsiifilised funktsioonid. Nii et väga palju spetsiifilise riistvara ja ka sellise funktsionaalse tarkvara lisalaiendusi on sellel süsteemil tehtud, mis tähendab, et seda erinevaid sõnumeid läbi erinevate süsteemide on võimalik väga mugavalt kokku ehitada. Lisades siis sinna vahel erinevaid kas siis matemaatilisi funktsioone või mingisuguseid signaalitöötlusfunktsioone kuni sotsiaalmeedia ühendusteni välja. Ja tegemist on siis visuaalse sellise graafilise programmeerimise redaktoriga, et on ka vaja võib-olla koodi kirjutada, aga päris palju süsteemi arhitektuuri ülesehitust saab teha siis sellise graafilises redaktoris, ühendades erinevaid sõlme üksteisega siis visuaalselt tõmmates kastikesi kokku omavahel. Ja võib-olla ka, mis on oluline, et nagu sai mainitud, et tegemist on siis avatud lähtekoodiga rakendusega, mis on siis koostatud või loodud JavaScript runtime'i põhjal, ja see tähendab seda, et seda on võimalik paigaldada väga erinevatele platvormidele, kus siis see Node-RED-i teenus või server ise jookseb. Ta võib olla pilvepõhine, kasutades mingeid suuri pilveservereid, Amazon või IBM, kui ka väga väikese jõudlusega seadmetele, nagu seesama Raspberry Pi, mis on sisuliselt ju pisikene miniarvuti, ja väga mugav on näiteks ka mingit IoT serverit kuskil tehase ruumis või kodus ära peita. Tegemist on siis sisuliselt krediitkaardi suuruse arvutiga ja sinna peale on võimalik ka sama Node-RED ja samamoodi siis näiteks MQTT paigaldada. Nii et väga sellise efektiivse või kuluefektiivsete riistvara seadmetega on võimalik siis IoT lahendus püsti panna ja seda siis kuskil käitada. Ja loomulikult see võib olla ka paigaldatud tavalisse arvutisse, nii et igaüks võib seda paigaldada ka oma laptopi või PC-sse ja tõenäoliselt see ongi siis ka kõige levinum variant, mida me siin kursusel kasutame, ehk siis iga grupp võib oma Node-RED-i serveri panna siis püsti oma isikliku arvutisse. Aga võib ka kasutada pilveteenuseid, seal võib siis olla ka see teenus maksustatud, aga kui te kasutate enda arvutisse, siis on see tasuta. Nii et väga erinevaid võimalusi on ja sõltuvalt siis mis on teie konkreetne eesmärk, millist jõudlust on vaja, tuleb siis valida ka see serveri riistvara platvorm, kus teil see Node-RED-i lahendus jookseb. Ja see graafiline redaktor näeb siis enam-vähem välja selline, kus teil on ühel pool menüüribades on siis funktsioonid, on baasfunktsioonid, aga on ka võimalik väga palju laiendusfunktsioone kasutusele võtta. Ja peamine redaktor on siis nende samade sõlmede ja funktsioonide, mis siis on siis graafiliselt sellised kastikesed, omavahel ühendamine. Ja kuidas need ühendada, siin on loomulikult igal sõlmel on oma spetsiifiline funktsioon, nõuded, kas see sõlm vajab sisendit ja kas tal peab olema väljund või tal on ainult väljund või ta mingi konfiguratsioonisõlm, nii et kõik sellised need funktsioonid ja sõlmed on erinevad ja nõuavad siis peale seda, kui te olete loistanud ta menüüst redaktorisse, on siis üldjuhul vaja ka teha algne konfigureerimine ja võimalik siis ka siduda koodiga. Sõlmi saab omavahel ühendada ka paralleelselt, et ühest väljundist võib minna mitmesse teise sõlme sisendisse ja vastupidi, ühe sõlme väljundist võib minna mitme erineva sõlme sisenditesse voog. Nii et on võimalik ehitada päris keerulisi süsteemi arhitektuure, kuidas siis need sõnumid omavahel liigutatakse. Ja loogika on üldjuhul ikkagi selline, et ühel pool on andurtüüpi sõlmed, mis genereerivad mingisugust informatsiooni või andmeid. Vahel on funktsioonid, võib-olla mingid adapterid, muundurid
võib ka siis olla ühendavusi ja lahknevusi ja lõpuks siis väljundina on siis kuskil on ta siis mõnes arvutiprogrammis, on ta teises füüsilises seadmes, on ta mingi graafiku kujul või ka emaili või sotsiaalmeedia versioonina. Nii et see loogiline voog on suhteliselt sarnane, nii nagu siiamaani oleme vaadanud. Need on ikkagi sisendandmed, siis mingi töötlus ja väljund. Ja brauseris siis selle sama redaktori käivitamine, kui te olete selle paigaldanud enda isiklikku arvutisse või enda siis nii-öelda lokaalses arvutis töötav, ongi läbi brauseri, kus siis tuleb siis kirjutada localhost ja pordiks on siis 1880. Et kui te panete brauserisse, kui teil Node-RED nii-öelda teenusena töötab oma arvutis, siis trükite brauserisse selle aadressi, siis saategi selle vastava redaktori avada ja hakata süsteemi ehitama. Et tegemist on küllaltki sellise võimsa ja mõnes mõttes ka keeruka lahendusega, et võib-olla esmapilgul tundub väga keeruline, aga on olemas väga palju õpetusi ja demo videosi, mida tasub läbi vaadata, et siis esmased näited läbi teha ja siis tekib ka selgus, kuidas seda kasutada ja kuidas seda ühendada siis reaalsete IoT sõlmedega, mis on siis meie puhul nii-öelda kodulabori andurid ja täitur ja kasutajaliidese seadmed. Nii et neid Node-RED-i sõlme, nii nagu ka asjade internetis nimetame Node siis eesti keeles sõlmedeks, siis ka Node-RED-is kõiki funktsioone nimetatakse Node'ideks. Need on olemas nii-öelda vaikimisi, tüüp või siis baassõlmed, aga on võimalik siis väga palju laiendusi, mis on siis erinevate osapoolte poolt tehtud, lisada oma projekti. Ja lisamine käib siis läbi menüü Manage Palette, install ja tuleb siis otsida üles vastav grupp või sõlmede grupp, mida teil parasjagu vaja on ja siis paigaldada. Näitel on toodud, mida teil on vaja ka kasutada, Node-RED dashboard. Dashboard on siis sõlmede komplekt, millega on võimalik ehitada kasutajaliidest, mis näeb ilus välja, kus on nupud, kus on mingid näidikud, graafikud ja mida on siis võimalik oma süsteemi andmete esitlemiseks või ka siis korralduste andmiseks disainida. Ja võib kasutada näiteks Node-RED MQTT connection check, sellist sõlmede komplekti, see paigaldada, mis siis võimaldab teha ühenduse ja kontrollida, kas MQTT ühendus on püsti ja töötab. MQTT enda funktsioonid, nii-öelda publish ja subscribe, on juba baasfunktsioonidena Node-REDis olemas, et neid eraldi ei ole vaja paigaldada. Et input MQTT ja output MQTT. Nii et väga palju on neid erinevaid funktsioone, mida tuleb siis lisana paigaldada ja jällegi neid leiab nii internetist kui ka siis võib-olla vastava seadmete tootjate poole pealt. Näiteks on näha Raspberry Pi erinevad funktsioonid või siis sõlmed, mida saab siin graafilises redaktoris kasutada ja ühendada siis teiste funktsioonidega. Nii et siin on uurimist päris palju. Ja milline siis kasutajaliides võib välja näha, siin on mõned näited, kõigepealt siis kasutajaliidese sõlmed või funktsioonid on nagu näha siin päris palju, on nupud, on erinevad menüüd, lülitid, slaiderid, tekstilised sisestusväljad, kus on võimalik mingid parameetrid sisestada, kuupäevade, spetsiifilised objektid, värvid, vormid, näidikud. Cage'is on siis, siin on näha üks näide, ütleme temperatuuri selline ilus näidik, graafikud, heliväljundid, muud teated emailile ja nii edasi. Nii et on võimalik teha väga ilusaid graafilisi kasutajaliideseid, kus on siis nagu öeldud, näidikud, nupud, erinevad muud tüüpobjektid, mida siis olete siis võib-olla harjunud erinevatel kasutajaliidestel nägema. Ja seda saab siis kasutada läbi erinevate vahendite nii arvutis, üle interneti, kuigi ka siis näiteks läbi mobiili. Ja on võimalik ehitada ka selliseid visuaalselt veel selliseid
kasutajaliideseid, mis siis on väga kasutajasõbralikud ja kajastavad siis täpselt teie süsteemi ülesehitust, nii et kui teil on mingisugune katlamaja juhtimislahendus, IoT lahendus, siis võib ka visuaalselt need boilerid, torustikud, ventiilid, andurid ja kõik näidikud, parameetrid siia kasutajaliidesse valmis ehitada ja siis teha siis vastavad graafikud lisaks. Nii et on väga kasutajasõbralik ja süsteemispetsiifiline kasutajaliides. Et võimalusi on päris palju. Ja vastavalt siis teie enda praktilisel tööle tuleb teil samamoodi valida, kuidas te seda informatsiooni tahate kuvada, kas teil on mingisugused sisendnupud, kas teil on mingisugused parameetrite vahemiku valikud või mingisugused muud objektid. Valikut on omajagu ja soovitan siis kasutada võimalikult erinevaid, et õpiks siis neid kasutama ja näha siis, millised on tulevikus mõistlikud rakendada kuskil ja millised võib-olla mitte. Nii et üks oluline osa nüüd selle samas Node-RED-i kasutamises teie projektis ja selles aines on just selle sama kasutajaliidese tegemine. Et üks näide siis, mis on siis võimalikult lihtne, kuidas te peaksite siis alustama või kuidas võiks alustada, on siis just see sama MQTT ja kasutajaliidese ühendamine, ehk siis andmed, mida teie sõlmed, näiteks siis andurtüüpi sõlmed süsteemis loevad, oleks siis visuaalselt nähtavad samas kasutajaliideses. Ja tegelikult selleks ei olegi väga palju vaja, et piisab sellistest väga baas funktsioonidest Node-RED-is. Teil on vaja kõigepealt siis MQTT ühendus püsti saada, konfigureerida ära serveri parameetrid, nii nagu me enne vaatasime sama MQTT Lensi või MQTT Boxi juures. Teil on vaja teada, mis on serveri IP aadress, loomulikult seal see teenus peab jooksma, MQTT broker. Nii et IP aadress, port ja kasutaja nimi kui ka parool. Et see informatsioon on teil kõigil olemas ja saate siin samas Node-RED-is siis konfigureerida selle ühenduse ära. Ja siis saab juba valida lihtsa näiteks subscribe node'i, määrata ära teema ja see sama rakendus hakkabki siis seda sama määratud teemat kuulama. Ja teiselt poolt võib siis võtta ühe dashboardi näidiku funktsiooni ja ühendada need omavahel ära. Ehk siis see subscribe node'i väljund ühendatakse ühe näidiku sisendiga. Ja kui need on õieti konfigureeritud, siis pannes siis oma rakendus käima, tulebki teil siis ekraanile või kasutajaliidese ekraanil on näha siis vastav näidik ja selle sama teemasse publitseeritud sõnumi sisu. Sõnum peab loomulikult olema numbrilisel kujul, et ta sobiks teiega, saate defineerida skaala näiteks 0–100 ja kui sinna siis see sama näiteks MQTT Lensi kaudu sellesse teemasse publitseerida sõnum 65, siis vastav näidik ka seda kohe näitab. Nii et see sama cage näidik siin on tegelikult siis see objekt ja selle numbriline väärtus, antud juhul siis 65, tuleb siit samast MQTT serverist teemas siis, minu näite puhul siis Raivo / demo, et kui ma sinna publitseerin, siis see sõnum saadetakse näidikule. Ja siin on näiteks veel teine objekt kasutajaliidesel, milleks on graafik, nii et see graafik on siis näha siin. See on ka siis vaikimisi väärtustega, siin suurt midagi kohandatud ei ole. Ja kui saata siis siia samma teemasse publitseerida see sõnum 65, siis siit on näha, et see sõnum ühelt poolt läheb näidikusse, mis näitab siis võib-olla reaalaja parameetrit, aga täpselt see sama väljund läheb ka see graafiku sisendisse, ehk siis üks väljund hargneb kahte kohta, kahele objektile. Ja graafikul on siis jälle mugav näidata ka selliseid ajaloolisi väärtusi, et kui nüüd siia teemasse publitseerida uus sõnum, näiteks 0,
siis näidik läheb nulli, eelmist väärtust enam ei näe ja samuti saadetakse null graafikule, aga graafikul näeme ka eelmisi väärtusi ajas vanemaid, nii on näha siis, kuidas antud parameeter on ajas muutunud. Nii et üks sõnum läheb siis 2 erinevale väljundile. Ja samamoodi nagu öeldud, siis on ka vastupidi, et üks väljund võib minna siis, või siis teistmoodi, et me võin ühendada ka teistmoodi funktsiooni või objekti, milleks on siis nupp siin näites. See nupp on näha siis siin, see sinine kast. Ja samamoodi seda saab igatepidi konfigureerida, milline see nupp välja näeb, mis värvi ta on, mis kujuga ta on, milline tekst siin peal on. No antud juhul sai lihtsalt tekstiks pandud set to 0. Ehk siis, kui ma tahan näiteks selle väärtuse ära nullida, siis teen siia süsteemi sellise nupu kasutajaliidesele ja selle nupu väljundiks kirjutan väärtuse, payload väärtuseks on 0 ja see on siis ühendatud täpselt nende samade väljundfunktsioonidega ehk siis graafiku ja näidikuga, millega oli ühendatud selle MQTT subscribe sõlm. Nii et embast kumbast need andmed tulevad, mõlemad jõuavad siis näidikule ja graafikule. Nii et kui MQTT-st tulevad mingisugused arvväärtused, aga ma tahan käsitsi seda näidikut nullida, siis võingi samamoodi nagu siin näites on tehtud, teha oma kasutajaliidesele nupu ja vajutades nupule saadetakse siis 0 mõlemale objektile. Ja kui nüüd tuleb jällegi MQTT-sse mingi uus sõnum, võin seda ka siis ise siin simuleerida, saates siia mingisuguse muu sõnumi, siis loomulikult kirjutatakse see eelmine sõnum jälle üle ja näidik näitab alati siis reaalset viimast sõnumit. Nii et suhteliselt lihtne süsteemi arhitektuur juba toimib, kus üks sisend tuleb ja näitab siis visuaalselt kasutajaliideses ühe konkreetse MQTT parameetri väärtust. Nii et kui nagu vaadata, siis väga keeruline siin ei olegi. Ja loomulikult on võimalik siis ühendada kokku siin mitte siis ainult kasutajaliidese funktsioonid, nagu antud juhul MQTT-ga, vaid võib ka siit saata informatsiooni läbi MQTT tagasi mõnele teisele teie seadmele. Näiteks kasutajaliidesed, füüsilised kasutajaliidesed, mis teil võivad olla LED-id, LED-maatriks või see sama OLED-ekraan, siis võib saata ka läbi arvuti kasutajaliidese mingisugust informatsiooni sinna. Näiteks teete hädaabi nupu, et kui siia vajutada, siis saadetakse läbi MQTT LED-maatriksile punane vilkuv sõnum ja võib-olla ka mingisugune heligeneraatorile siis selline häireheli. Nii et just sõnumite omavaheliseks ühendamiseks ja süsteemi selliseks sõnumivahetuse arhitektuuri ehitamiseks on Node-RED väga hea vahend. Ja meile siis peamiselt siis arvuti või siis mobiili kasutajaliidese tekitamiseks. Nii et kui me vaatame skemaatiliselt, kus Node-RED asetseb meie süsteemi arhitektuuris, siis see skeem üldiselt teil on tõenäoliselt juba tuttav, ehk siis meil on IoT seade, IoT kodulaboris on tegelikult kasutusel siis täpselt see sama ESP mikrokontrolleri põhjal loodud väikesed siis node'id, mille külge on siis ühendatud ühelt poolt kas siis andurid, tüüpiliselt on nad siis temperatuur, niiskus, RFID või mingi muu, sisuliselt on siis anduri seade või siis teist poolt on täitur tüüpi seade või kasutajaliides tüüpi seade. Antud skeemi peal seda ei ole praegu lihtsalt näidatud. Et kõige tüüpilisemad on meil andur tüüpi IoT seadmed ja need siis saadavad MQTT serverile, meie puhul siis samamoodi Mosquito, MQTT server, oma andmeid, mida nad siis mõõdavad. Et läbi siis publish funktsiooni saadetakse MQTT-le, brokerile mõõdetavad väärtused. Selles näites siis temperatuur ja niiskus mõlemad korraga. Ja teiselt poolt on meil siis subscribe tüüpi seadmed, mis siis kuulavad läbi MQTT ja siis reageerivad vastavalt, on nad siis näidikud või mingisuguste releed või muud täiturid, et seda osa antud skeemil pole näidatud, aga loomulikult need võivad siin ka lisaks olla.
Ja kasutajaliidese poole pealt on meil siis olemas sama MQTT box või MQTT lens või mingi kolmas, millega te saate siis süsteemi pealt monitoorida või võite samamoodi siis neid sõnumeid saata. Et kas siis saadab see IoT seade, mis teil on vastavalt programmeeritud temperatuuri, või te võite ka ise saata seda samasse teemasse temperatuuri väärtust, mis reaalselt ei pruugi muidugi õige olla, aga te saate niimoodi siis saata oma mingisuguseid suvalisi temperatuuri väärtusi, mis ei ole antud juhul siis reaalselt mõõdetud, aga suvaliselt teie poolt sisestatud, just et testida süsteemi. Mõlemad lähevad otse Mosquitto MQTT brokerisse, mis siis omakorda vahendab neid sõnumeid tellijatele. Ja Node-RED on siis samamoodi ühendatud ühelt poolt siis MQTT brokeriga, kas siis kuulates sõnumeid pealt läbi subscribe funktsiooni või siis ka publitseerides ise sõnumeid, nii nagu teevad seda füüsilised seadmed või siis ka kasutajaliidesse MQTT boxi näol. Nii et samamoodi on ühendatud Node-RED siis MQTT-ga. Aga lisaks loomulikult saab need sõnumid ühendada paljude muude seadmetega, nagu me nägime, kuid meie puhul siis peamiselt siis arvuti kasutajaliidesega. Nii et samad graafikud, näidikud, nupud tulevad siis või saame kasutada neid läbi siis Node-RED-i server rakenduse. Ja sama Mosquitto, MQT kui ka Node-RED võivad tegelikult siis füüsiliselt olla nii-öelda teenustena täpselt selles ühes ja samas masinas. Võib-olla näiteks Raspberry's või võivad olla siis ka tavalises PC's või pilveserveris, nii nagu me vaatasime. Nii et teie puhul on MQTT server siis ülikooli serveris ja Node-RED on siis teie enda laptopis või on siis ka ülikooli laptopis, kuidas te kasutate. Aga reaalselt, kui te soovite näiteks teha endale sellist süsteemi tulevikus, siis võite just võtta odava miniarvuti, mis on alla $100 ja panna mõlemad nii MQTT serveri kui ka Node-RED serveri sellesse samasse miniarvutisse ja kogu siis funktsionaalsus on tagatud, kaasa arvatud siis kasutajaliidese serveerimine. Samamoodi võib ühendada asjade internetisüsteemi andmebaasiga, SQL andmebaasiga, et kui meil üldjuhul praeguses asjade interneti lahenduses, mis te olete teinud, tegelikult andmete vahetus toimub reaalajas ja midagi nii-öelda hilisemaks ülevaatamiseks või mis iganes monitoorimiseks või kasutamiseks ei salvestata, siis kui on vajadust mingil põhjusel, on see andmete analüüs või siis lihtsalt vaja teada, et mis ajalooliselt on juhtunud, siis on vaja võtta kasutusele andmebaas. Jällegi kõige lihtsam on ühendada andmebaas läbi Node-RED-i teenuse, kus siis needsamad näiteks temperatuuri lugemid, mis läbi MQTT brokeri saadetakse, on siis Node-RED-i kaudu ühendatud andmebaasi serveriga ja näidates neid ekraanil ühelt poolt, siis samal ajal siis salvestatakse need ka andmebaasi. Ja loomulikult siis võib juba olla eraldi mingisugune kasutajaliides või rakendus, et kui te tahate minna ajas tagasi, näiteks vaadata, mis oli temperatuur eile, mis oli kuu aega tagasi või teha siis sellist statistilist analüüsi, kuidas temperatuur on muutunud ajas, siis sellisel juhul on vaja siis ajaloolisi andmeid salvestada andmebaasi. Ja MySQL näiteks on samamoodi suhteliselt selline kerge või vähe ressursinõudlik andmebaasi rakendus, mis võib füüsiliselt samamoodi olla Raspberry Pi miniarvutis teenusena, nii et kõik need 3 funktsiooni võivad tegelikult ka ühes pisikeses arvutis koos joosta, rääkimata tavalisest PC-st või siis pilveteenusest. Ja veel üks rakendus, mida te võite kaaluda, mis ei ole otseselt küll kohustuslik siin aines, aga ei ole ka väga keeruline teha, on siis mobiilirakendus. Ehk siis kui meil on tehtud kasutajaliides tavalisele PC-le, mida me saame siis brauseris vaadata, võib teha ka sarnase kasutajaliidese või täpselt sama kasutajaliides, mis on siis arvutile tehtud, on siis võimalik teha ka mobiiliversioon sellest. Ja on olemas jällegi eraldi või erinevaid mobiilirakendusi või äppe selle jaoks,
no üks võimalik lahendus on remote thread, ühendades ära siis Node-RED-i serveriga, on siis võimalik täpselt sedasama loodud kasutajaliidest, mis teil on loodud siis selle PC jaoks, vaadata ka mobiilist. Ja noh, väga mugav on siis vaadata võib-olla millise parasjagu mõõdetud temperatuur ja niiskus selles konkreetses kohas, võib-olla teha mingisugust seadistusi ja on võimalik ka saata siis mobiilist näiteks erinevaid sõnumeid või teateid, mis muudavad või on sisendiks siis süsteemile. Ja teiselt poolt siis, kui tulevad mingisugused olulised teated, näiteks süsteemis on häire, see on võimalik neid ka siis telefonis nii-öelda push notification itega siin teateid nii-öelda, kiirteateid saata mobiili. Nii et süsteemi saab laiendada just kasutajaliidese mõistes päris palju ja väga kõige mugavam või üks mugavaid vahendeid selleks on siis sama siis Node-RED ja ühendus siis MQTT Node-RED-iga. Et see on ka siis teie järgnev ülesanne nüüd oma praktilise projekti juures liidestada ära Node-RED ja ehitada üks kasutajaliides oma süsteemile. Lihtsalt mõned võimalikud nii-öelda IoT süsteemid veel, mida võite mõelda, kuid ei ole meil selle kursuse raames plaanitud rakendada ja teil ei ole ka mingit kohustust neid nii-öelda kasutusele võtta, aga kui kedagi huvitab jälle, kuidas laiendada ja just riistvara poole pealt teha selliseid mobiili rakendusi asjade interneti süsteemile, siis natuke sarnane süsteem nagu Node-RED-il on ka Blink, mis on siis samuti pilvepõhine teenus, mis ühendab füüsilised seadmed läbi siis selle pilvepõhise teenuse mobiili kasutajaliidesega, et saate samamoodi teha nagu eelmisel ekraanil, siin oli see remote thread rakendus, siis saate kasutades Blinki teha mobiiliäpi, mis suhtleb siis füüsiliste asjade interneti nõudidega, seadmetega ja toetatud on ka päris palju erinevaid seadmeid, nii Arduino kui ka sama ESP, mis on siis meie asjade interneti aine riistvara platvorm. Nii et kui kedagi huvitab, siis tasub uurida. Siin on ka mõningad näited, millised on kasutajaliidese arenduse võimalused ja siin on siis rohkem ka selliseid riistvaraga seotud funktsioone nagu LED-id ja samamoodi graafikud, LCD-d, mis on siis võimalik teha mobiili rakendus, mis näeb siis välja võimalikult lähedane teie reaalsele riistvarale. Nii et üks võimalik lahendus. Ja loogika on jah suhteliselt sarnane, et teil on siis rakendusäpp, teil on pilveserver, kus siis sõnumid omavahel kokku ühendatakse ja sealt pilveserverist siis on ühendus reaalse riistvaraga ehk siis selle asjade interneti sõlmega, mis omakorda siis juhib mingisuguseid seadmeid, tüüpiliselt siis näiteks läbi relee, nagu teil on siis relee tüüpi node või sõlm olemas ja saate siis teha lihtsa siis sellise mobiili äpi, millega saate selle seadme käima panna. Või loomulikult võivad need seadmed siis käima minna automaatselt, kasutades siis teisi sõlmesid, mis võivad olla kas siis samas kohas või kuskil mujal, näiteks siis arvestades temperatuuri, lülitatakse sisse ventilaator, arvestades valgustugevust, lülitatakse sisse valgustus. Ja kõike seda saab siis kontrollida omakorda siis mobiiliseadmist. Nii et selline rakendus või asjade interneti raamistik nagu Blink on samamoodi väärt uurimist. Aga nagu öeldud, selles õppeaines me seda rakendust ei kasuta, see on lihtsalt selline informatiivne näide teile. Nii et sellega on siis antud väike ülevaade tööriistast, töövahenditest, millega on mugav teha kasutajaliideseid, just siis arvutipõhiseid kasutajaliideseid või siis mobiilipõhiseid kasutajaliideseid ja võimaldavad siis teie enda asjade internetisüsteemi ka monitoorida, samamoodi arendusel kasutada tööriistu nagu MQTT Box, MQTT Lens, et
kiirendada arendust, paremini aru saada, millised sõnumid süsteemis liiguvad ja kas need sõnumid on õiged. Nii et tegemist oli niisuguse väikse praktilise ülevaatega ja kõiki neid lahendusi saate kohe ise proovima hakata, nii et nii MQTT Lens kui ka Node-RED on siis need järgmised tööriistad, mis teil kasutusel tuleb võtta. Nii et tänan tähelepanu eest ja järgmisel korral hakkame siis juba vaatama teie lahendusi, kuidas te olete oma süsteemi planeerinud, mis teil juba töötab. Nii et edastistes loengutes tulevad siis meil ka seminarid.